no 5 aastat tagasi usuti reklaami imelisse jõudu. Igast uksest aknast tuli seda reklaami sisse. Praegu on selline aeg, et tehakse täpsemat reklaami, sihtrühma kesksemalt, juhuslikke kampaaniaid on oluliselt vähem. Ja trend on kindlasti sinna, et ka reklaamikanalid muutuvad. Need muutuvad tegelikult kogu aeg, iga päev, aga 5 aastas perspektiivis me võib-olla märkame neid rohkem, et kuidas nad on muutunud. Et näiteks Facebookid, Google'id, kõik selline internetikeskkond, see on võib-olla kõige parem näide, aga neid muutusi on teisigi. Et näiteks paberlehtedest on reklaam, mitte päris ära kadunud, aga on kadumas. Ja maailmas on tänu sellele väga palju viisakaid ajalehti lihtsalt kinni pandud. Kui vaadata puht tehniliselt, milline oli müük 3-5 aastat tagasi ja missugune on täna, siis infotehnoloogia on siin pakkunud lugematud võimalusi, alustades lihtsate e-maili postitustega, lõpetades igasuguste mobiilteadetega, kombineeritud asjadega. Et see dimensioon on tõesti muutunud, võimalused on avardunud, ka konkurents on tihenenud, aga teistpidi müük oma olemuselt, kus sul tuleb väga selgelt argumenteerida oma toote väärtust, eristuda teistelt. Ma arvan, et siin ei ole midagi muutunud. Et need argumendid on ikkagi samad ja müük on tohutult tähtis element iga ettevõtluse juures. Sotsiaalmeedia, internetiturundus on hästi selgelt jõudnud sellesse kohta, kus ettevõtetel on tohutu huvi neid tööriistu kasutada. Aga vähe on veel edulugusid. Ehk siis, et see ei ole muutunud mainstreamiks, me teame, et on olemas mingid tööriistad, me teame, et seda võiks kasutada, aga vähe on neid, kes on enda jaoks tegelikult selgeks teinud, kuidas sealt raha tuleb. 5 aastat tagasi hakkasid tekkima, las ma mõtlen, me vist alustasime blogimisega esimese ettevõttena Eestis Montonis, natuke rohkem 5, 6, 7 aastat tagasi, eks ju, umbes sellel ajal. Et siis hakkas tekkima see arusaam, et internetis saab teha äri ja blogi on oluline, et umbes seal ajal, eks ju. Nüüd me oleme jõudnud sinnani, kus paljud ettevõtted on katsetanud blogimist, on katsetanud Facebooki ja kõik võimalikke muid sotsiaalmeediakanaleid ja paljud on sellest pettunud, öeldes, et ma ei tea, kuidas see tööle saab, ma ei tea, kas ma teen midagi valesti, ma ei ole sealt raha kätte saanud, aga ta võtab tohutult palju aega. Ja nüüd ma arvan, hakkab jõudma kätte just see hetk, et kus need, kes olid nutikad, mõtlesid, katsetasid, õppisid vigadest ja ei jätnud järgi, on väga selgelt saanud aru, mis äri seal toimub ja kuidas äri teha. Ja nüüd ma arvan, et tuleb järgmine laine, kus me hakkame nendest edulugudest õppima ja küsima, nii nagu tavamaailma edulood, eks ju, et küsima, et kuidas me nüüd, võttes arves seda nutikust, mis kuhugi tekkinud on, sest need ärid käituvad teistmoodi, eks ju, nad ei käi nagu tavamaailma ärid. Et võttes arvesse neid edulugusid, kuidas me saaksime seda tavaäris ära kasutada? Ma arvan, et endiselt on vaja poest osta piima ja leiba ja inimesed endiselt vajavad igapäeva elus füüsilisi asju piisavalt palju, et ei koli see maailm ikka internetti nii kiiresti, ja kuigi läbi interneti valdkonna ehk see näiline lihtsus, kuidas sealt jõukus võib tulla, on selle tõstnud selliseks aupaiste sisse, aga ma arvan, et suures osas ikkagi inimesed oma põhivajadustes jäävad see, mida nad tegelikult iga päev tarbivad. Et see väga palju ei muutu. Ma just siin eile õhtul ja täna hommikul lugesin oma tütre magistritööd, kes lõpetab Kas Business Schooli ja tegi digitaalsest turundusest oma magistri ühe case study või niisuguse praktilise turundusplaaniga. Sisuliselt need turunduskanalid, millest tema oma magistritöös räägib, need on niisugused, mis on nii uued, et nendest pole üldse veel mingeid teaduslikke uuringuid tehtud. Et selles mõttes, jah, me ei tea täna neid kanaleid, mis homme võivad olla. Ja 5 aastat tagasi ei olnud neid, mis täna on valdavad või põhilised. Ja ka tehnoloogiaid, mis näiteks see Arengufondi portfellis olev ettevõtte Realize, kes võimaldab eeltestida reklaame, videoreklaame, öelda, kuhu
selle reklaami vaataja reklaami nägemise ajal vaatab ja mida ta selle juures tunneb. Selline asi lihtsalt polnud mõni aasta tagasi veel võimalik. No, müüki ja turundust eeldad väga paljud seondavad sellise mina-kesk lähenemisega. Mul on toode, mul on teenus, osta ära. Ja see oli veel 10 aastat tagasi, 15 aastat tagasi, võib-olla ka 5 aastat tagasi oli selline hästi prevaleeriv. Mis on see paradigma muutus, on see, et mida mina isiklikult väga soosin, on see, et sul tuleb anda võimalikult palju know-how'd, kompetentsi, soovitusi, ideid. Ehk siis nende klientidega suhte loomine. Ehk siis teisisõnu, kui müüki seondatakse eeskätt, nagu ma eelnevalt ütlesin ka, egoistliku tegevusega. Mul on toode, mul on teenus, osta ära. Noh, klassikaline müük, telefonikõne. Siis täna, kui me võtame näiteks, kas ma saan jälle tuua enda müügipraktika ja ma loomulikult ka enda paljude klientide müügipraktika, kus ma olen saanud võimaluse siis nõu anda ja sekkuda, on siis see, et anda ära kõigepealt võimalikult palju. Olgu selleks kas või blogiartiklid, olgu selleks midagi tasuta, olgu selleks mis iganes selline asi, mis tekitab klientides huvi, usaldusväärsust ja siis ka nende poolset soovi. Ehk siis teisisõnu, kõige parem müük on ju see, kus sa tegelikult müüma ei pea, kus klient tuleb sinu juurde valmis ostusooviga ja tal on usaldusse vastu. Mul ei ole seda kristallkuuli, aga vaadates arenguid, mis on toimunud, ma usun, et see läbipaistvus ja see kliendi juurdemineku ja kliendiga suhtlemise, aktiivse sellise proaktiivse suhtlemise roll, see saab ainult kasvada. Et täna ju ostuotsuse tegemiseks suvalises kohas sa võid oma telefonis guugeldada kõiki võimalikke alternatiive, mis iganes need siis ka ei ole. Et see on reaalsus, millega tuleb igal ettevõtjal arvestada juba täna. Ma eeldan, et see ei kao kuskile ka 3 või 6 aasta perspektiivis. Kindlasti väga muutub minu valdkond, see on meedia ja ta kindlasti mõjutab ka kommunikatsiooni ja reklaami. Et praegu me oleme sellises kummalises faasis, kus võiks öelda, et kõik maailma suurkirjastajad on kokku leppinud sellega, et ajalehed paratamatult surevad. Me teame ka, et see surm on pikk ja piinarikas. Kui vaadata, me mõõdame väga täpselt Eesti ettevõtjaid, palju nad loevad Äripäeva paberlehel ja palju nad loevad internetis, siis jätkuvalt ikkagi kuskil 60% äriinformatsiooni tarbijatest tänasel päeval kasutab esmase kanalina paberlehte ja kuskil siis ülejäänud osa 30, maksimaalselt 40% kasutab veebi. Et öelda, et praegu kõik oleks nagu internetti läinud, on vale. Samas trend on väga kiirest. Aastal 2006 oli see ainult kuskil 5%, kes kasutas internetti ja 95% kasutas paberlehte. Et meie praegune rehkendus näitab, et kuskil 5-10 aasta pärast siis ajaleht paratamatult marginaliseerub ja meedia kolibki nagu internetti. Ma arvan, et suureneb ostja poole peal tehnoloogia kasutamine. Ehk siis nii-öelda klikiost kasvab ja see sama kuidas nüüd öelda, internetipõhine müük ka jätkab kasvamist. Ma arvan, et see on täiesti paratamatus. See on asi, mida tegelikult juba suurkaupmehed täna juba tasapisi arutavad. Et osa nende turust hakkab käest ära kaduma teatud liiki kaupadega eelkõige eesotsas, sest just nimelt see siirdub teistesse kanalitesse. Enam ei minda suurde ostukeskusse seda asja otsima, vaid tehakse kodus ostud ära. Minu enda noorbere on suurema osa asjadest, kaasa arvatud kestvuskaupadest ostnud juba praeguse hetkega. Ma ei räägi endast oma pojast ja tema perest, eks ole, on ostnud internetis, ilma et oleks üldse jalga kauplusse tõstnud. Järjest keerulisemaks muutub see, et mismoodi jõuda oma sihttarbijani ehk et kuidas see raha kulutada selliselt, et see tabavusprotsent oleks kõige suurem. Ma arvan, et see on järjest raskem. Ja teine pool, ma arvan, et müügi poole peal on see, et kui
kui on ära rahuldatud need tarbija põhivajadused ehk et labidas on labidas, siis küsimus on see, et mis sa saad veel labidale lisaväärtuseks anda, et nii-öelda ka teine labidas sellele samale inimesele müüa. Et just see võrdlus tuli mul sellega, et mul on kodus näiteks spetsiaalselt naistele mõeldud kergem labidas. Ehk et tuleb leida üha uusi ja uusi argumente oma tootele, mis võiksid selliseid kas siis täiesti uusi sihtrühmi avada või siis sellele samale sihtrühmale seesama toode mingi uue argumendiga müüa. Täna ongi keeruline öelda, mis on 5 aasta pärast see võimalus üldse kuskil, et võib-olla see müra on veel suurem. Et ilmselt tuleb ikkagi aru saada, et kes on see klient. Selles mõttes, et selle kliendi võimalikult selgeks tegemine on nagu, ma arvan, A ja O. Sest sealt ikkagi sõltumata sellest, mis meedia sellel hetkel nii-öelda on olemas, selle kliendi teadmisel on võimalik aru saada, mis on see kõige optimaalsem kanal temani jõudmiseks. Ehk et vahel on võib-olla ettevõtetel keeruline aru saada, et kuigi tundub nii nagu lihtne minna sellise massimeedia peale, et umbes, et külvame kogu Eesti täis oma sõnumit ja küll keegi selle kätte saab. Et ma arvan, et üha rohkem tuleks aru saada, et kes see kõige olulisem klient on ja siis leida temani see tee, et küll siis ülejäänud järgi tulevad. Väga selge on see, et valdav osa müüki toimub digitaalsetes kanalites. Ja väga suur osa nendest müükidest toimub just mobiilseadmetes. See on täiesti hämmastavalt. Meie müügist, online müügist ligi 20% toimub täna juba mobiilsetest seadmetest. Mis tundub suhteliselt uskumatu. Et see kasvab väga tugevalt. Mis on oluline, on see, et me peame õppima sellist niši ja oma ettevõtet ajama veel teravamaks, veel täpsemaks. Ma ütlen, et see on Eestis põhiprobleem, et me, kui me vaatame oma asju oma mätta otsast, siis me näeme, et meil siin Eestis on üks inimene, kes võib-olla vajaks mingisugust väga spetsiifilist detaili või spetsiifilist toodet. Siis täna on ja me tihtipeale täna ütleme, et meil ei ole mõtet sellist asja teha. Et samas maailmas on selliseid asju või selliseid inimesi, kes vajaksid väga spetsiifilist toodet, miljoneid, võib-olla mitte miljoneid, võib-olla on neid 1000, võib-olla on 2000, võib-olla 10 000. Aga et luuagi tooteid, mis ongi väga väiksele ja väga konkreetsele nišile. Sest selliseid nišše on ka nagu oluliselt lihtsam üles leida ja neile sellist väga suunatud pakkumist teha. Ma arvan nii, et asjad muidugi ajast teisenevad. Et nagu see sama suhtekorraldusteenus aastal 2000 ja praegu, need on erinevad. Teatud mõttes. Või ülikoolid, või ajalehed, info tarbimine. Aga need asjad, mis on mitusada aastat vastu pidanud, kui mingi mudel, näiteks ülikool, siis ülikool kindlasti jääb. Aga kuju ta võib ikka muuta. Et kui on nagu, veel on ka nii, et kui on väga soe, siis jää sulab. Kui on väga külm, siis külmetab. Aga need aastaajad tulevad ja lähevad. Et see ei tähenda nii, et nüüd ütleme, et see jääaeg saabub igaveseks. Et kindlasti ülikooli hariduse omandamine muudab võib-olla teatud kuju, aga printsiip vaevalt, et kaob, seda ma ei usu.